kaunist pühapäeva päeva. Praegu võtan selle vlogi osa üle mina, sellepärast et Liisal on meil hääl sutsu ära. Ja et oma häält hoida saaks, siis räägin mina. Ja täna me oleme jõudnud omadega Malaga kohalikku randa, et rannapäeva ka kirja saaks. Plaanime siin terve päev mõnuleda, päikest võtta. Nüüd reisi teine osa on meil siis pühendatud ainult kultuurile ja kultuurseks olemisele. I can see it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity. The forces pull between you and me. Ma üritan oma häält mitte väga väsitleda, rääkida vaikselt ja rahulikult. Siis mu kurk ei piina enam mind nii väga, aga tahtsin filmima hakata, sest me oleme ülilahedas kohas praegu. Tegime siis tüdrukutega täna rannapäeva, nagu Lotta meile nii ilusti ennem vlogis rääkis. Ja nüüd on täielikult minu area of expertise, ehk me oleme tulnud vanasse kindlusesse, mis on tegelikult siin Malaga täiesti vanalinnas ja ka meie hotelli taga, mis on väga-väga mugav meile, aga me ronime praegu tohutuid mägesid siin ja siin on 27 kraadi meil kogu aeg, nii et aga vaadake. Me oleme väga kõrgel, seal on mingi ülivinge suur kruisikas ja me läheme siis siia. Tüdrukud on praegu oma kogu viimase jõuvaru pannud siia mäkke ronimisele, aga kuna me ei ole trenni jõudnud teha veel, siis tegelikult peaks energiat olema, nii et ronime. Mul reaalselt näost voolab vett alla, et kui te siia plaanite tulla, siis nii lühikesed riided kui võimalik ja vesi kaasa, aga see on kindlalt väärt seda ronimist, sest et ebareaalne. Kui keegi plaanib tulla siia Malagasse, siis soovitan siia mäe otsa endale majutuspukkida, sest see on ikka amazing. Saime teile kohe ühe hea lifehacki siit. Kui te tulete pühapäeval peale kella 2 siia Castillosse, siis saate tasuda sisse, sest pühapäev on siiski pühapäev. Nii, kas see on see Stairmaster või? Ja täna ongi jalapäev meil. Täna ongi jalapäev, sest need astmed on päris kõrged ja ülijärsud. Mul on siit hea view täpselt filmina teid. Vaadake, selle lossi printsess ka istub siin oma terrassi peal. Naudib siin vaadet. Yes, smile and wave, smile and wave. Minu mõte kohe liigub. Huvitav. Kuhu sealt sai? Mis sa pakud? Sisse. Sealt sai sisse minna. Arvas Lotta Värmbu. Aga see trepp tundub ju nagu väga OG. Nüüd me oleme jõudnud eriti minu speciality juurde, sest siin on ka väike muuseum, kus on kõik siis siit kindlusest kokku korjatud, säilitatud asjad. Ja kahjuks on kõik hispaania keeles, aga siit võib veel lugeda 1800-ndaid. Kuulge ajaloohuvilised. Mis toimub? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicas? Me väsinud. Läheme koju. Me jooksime praegu oma lossitiirult nüüd lossi alla oma hotelli tagasi, sellepärast, et me oleme minu meelest terve selle reisi nagu kõik planeerimised teinud kuidagi niimoodi, et meil on kogu aeg midagi. Nagu back to back. Päevitamine, loss, restoran, drinks, niimoodi. Ja nüüd me jälle oleme peaaegu hiljaks jäämas oma õhtusöögile. Nii et me teeme praegu kiirmeiki. Eile meil kõigil vedas, sest et meile tegi meiki the one and only MUA Hannele Saar, on ju. Hannele on meil siis sertifitseeritud jumestaja. Aga täna meil on kõigil nii kiire, et me peame ise endale mingi plott on ju tegema. Nii et sellega me siin praegu tegelemegi. Meil on väga kiire ja ma arvan, kui sa oled naine, siis sa saad aru, kui närvis sind ajab, kui sul on kiire ja sul on vaja mingi normaalne meik teha. Me oleme mitte kunagi full glam'i nii ruttu valmis teinud mingi 20 minutiga.
või mingid ekstra suured ripsmed endale, mis näevad välja nagu mingi, ma ei tea, nagu mingid linnutiivad oleksid silma peal. Appi. Nüüd ma ei jõua neid enam ära võtta, nii et võlla. Aga meil on täna full glam õhtu niikuinii, me lähme kõik õhtu kleitidega ja värkidega. Nii et stressed, but at least well dressed. Yes. Saime ennast lõpuks full glammi, kõik on siin. Väga kaunid. Üks mees jäi meil maha. Lotta meil meigib ennast ja jookseb järgi, sest et meil on 4 minutit restorani reserveeringuni aega ja me oleme siin umbes 10 minutit. Nii et kõrsuks. Me tulime siis täna sellisesse kohta nagu El Pimpi, mida soovitati meile ülipalju nii Eestis kui ka juba siin meie hotellis. Ja siia tuleb kindlasti laud ette panna, issand punane ma praegu vaatan. Nagu see ja see ei klapi väga. Aga väga suur segadus oli, et me siia üldse istuma saaks ja menüü on siin veel segasem, aga samas toit on näkkuja. Täna ikka väga varajane õhtu ja mis kell on? Kell on täpselt 23:37. 23:37 oleme juba kontsade klõbinal tagasi hotellis ja ma tahtsin teile näidata lihtsalt, kuidas on elada ühes toas koos Lotta Pärnpuuga. Nagu trigger warning. Nii, seal ta on, eks ole. Kaunis daam oma pikas kleidis. Yes, kontsad. Ja mida me näeme? Ai niin. Lihtsalt. Mul oli kiire. Kõik Lotta. I mean. Aga see ei ole veel kõik. Saate aru või? Mis meist teeme? Hakkame koristama? Need ei ole minu asjad kõik, need on tiimitöö. See ka kõik see või? See või? See on sinu oma. Jubi kuuda vaatasid. Mine oma tuppa. Tere aega. Tere tulemast järjekordsesse päeva paradiisis. Meil on siis kätte jõudnud päev nimega esmaspäev ehk siis meie reisi eelviimane päev, mis tähendab muidugi naiste jaoks seda, et maksimaalne päevituslevel on vaja täna saavutada, sest me oleme tegelikult päevitamisele isegi väga vähe aega pühendanud enda kohta. Mis meil siin siis praegu toimub? Mina päevitan ja broneerisin meile just tänaseks päevaks ühe paaditripi piletid. Siis on meil siin kõrval. Ja kuulan oma kooliloengut. Ja, meil on siin Lotta Pärnpuu, kes kuulab kooliloengut. Ja siis on meil siin kõrval kabaanas 2 valgetes bikiinides chikat, kes lihtsalt living life. Tänase päevaplaan ongi hommikusöök, päevitus, paaditripp ja siis lähme kinke ostma. Ja meil on ikka iga päev olnud nagu väga-väga korralikult välja planeeritud. Me oleme kõik asjad saanud ära teha, mis me tahame, sellepärast ma olen väga rahul. Ainuke asi, mida me ei ole kordagi teinud, on trenn. Meil on reaalselt kõigil trenni asjad kassas, aga nagu ei ole mahtunud lihtsalt päevakavasse, okei. Aga ma tahtsin tegelikult soovitada teile ühte äppi, mida Hannele meile reisi alguses soovitas, me võiksime kasutada. Selle äpi nime on Splitwise ja see on lihtsalt täielik elupääste siin olnud. See Splitwise äpp teeb siis seda, et kõik kulutused, mis siin reisil teed, näiteks me käime iga õhtu õhtusöögil ja ütleme, et iga õhtu üks inimene maksab nagu kordamööda, on ju. Sa paned sinna Splitwise äppi oma selle summa sisse, mis sa maksid ja kui palju oli kellegi kulu sellest ja siis ta ise nagu reisi lõpuks arvutab, kes kui palju kellele mida võlgu on. Ja see on reaalselt olnud nii hea, sest muidu on alati see, et kes maksis, kus maksis, kui palju võlgu, mingi sentide lugemine, 100% soovitan seda kasutada, kui te käite mitmekesi reisil. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y tú me veo como chica de revista. Bebe conmigo, te sientes pa' la pista. Puedo quemarte solo con una pizca. Me oleme nüüd omadega jõudnud avamerele ja kui alguses oli see võre natuke kriipi, siis tegelikult see on ikka
Indiaga, sest ma ei tea, kas Eestis selliseid katamaraane on. Igatahes, kui te kuskil lõunamaal satute sellise valiku otsa, siis kindlalt soovitan ja pilet oli nii odav, 12 eurot inimene ja 1,5 tundi saame kruiisida. Kuidas siis jäite rahule meie paadireisikesega? Muy bien. Väga mõnus. Väga mõnus. Väike, tore seltskond, pildid. Ja siuke ülihea nagu väike paadireis oli, vaata, et väga palju aega ei kulunud selle peale, et sai ilusti päeva sisse ära mahutada. Ja kus me nüüd oleme? Me saime Pocket. Mina võtsin kanaga. Yes, mis te võtsite? Kana. Lõhega. Mina olen ka tiim lõhe. Oleme sujuvalt jõudnud meie viimasesse päeva ja me tegime tegelikult juba oma check-out'id ära, andsime kõik oma kohvrid hoiule ja meil on veel siin tundide viisi basseini ääres peesitamist, sest me peame lennaamas olema kuskil Mingi 4:30 hiljemalt. 4:30 alles, jah. Ja kell on praegu mingi, pole isegi 1:30 vist veel. Nii et veel naudime siin viimaseid hotelli hüvesid, tasuta kohvi. Väga huvitav on see, et siin hotellis kogu aeg saab tasuta kohvi terve päeva ja väga hea kohv on, et siin on nagu mingi kapslimasin, mis on väga tore minusuguse kohvihooliku jaoks. Saamegi ennast juba mingi töölainele, kõik valmistavad siin homseks endale mingid presentatsioone tööle minekuks ette ja whatnot. Ja huvitav fun fact on see, et ja girl läheb ka tööle järgmisest nädalast uude kohta siis. Aga sellest ma siis räägin ilmselt juba siis, kui ma päriselt ka seal olen. Eile olimegi ainult siin passu ääres ja see oli nii mõnus, et me saime reaalselt nagu kõiki asju siin nädala jooksul katsetada. Kõiki erinevaid versioone, restorane, mida iganes, et kõik need restoranid, mis ma olen siin videotes nüüd ära märkinud, reaalselt kõik on olnud super head ja ma ei ole niimoodi varem nagu reisil käinud, et me otsisime TripAdvisorist ja igalt poolt netist, et mis on tõesti nagu väga head kohad, et alati on see, et sa reisil mingi võtad mingi esimese ettejuhtuva koha ja alati on söök sama, mingi suht on ju. Aga reaalselt seekord nagu, no nii hea toit igal pool, uskumatus. Me oleme jõudnud ametlikult mu kõige vähem lemmikusse kohta maailmas ja selleks on lennujaam. Lennujaam ei tee mulle muud, kui põhjustab mulle lihtsalt ärevust ja vastikut, sükast nagu ootamist, et tahaks juba jõuda sihtkohta. Kõik teised mingid süllivad siin, joovad kohvi, söövad võileiba ja siis olen mina. Aga me vist hakkame kohe boardima ja minu plaan on hakata jälle lennukis monteema nagu enne kord. See oli mu jaoks väga hea nagu tähelepanu kõrvale hajutamise viis. Tada! Ma olen kodus! Jee! Nii külm on! Jummel. Ütleme nii, et lendamisest on nüüd ikka juba päris mitu päeva möödas. Sellepärast, et sel päeval, kui me siis Eestisse maandusime, ma veel läksin oma auto järgi Lotta juurde ja jõudsin alles 1:30 öösel siis koju. Ja järgmisel päeval mul oli... Ma ei tea, kas eesti keeles on sellele mingit vastet, aga no, mul oli selline tunne, nagu mul oleks hull jetlag, nagu nii väsinud kuidagi ja see oli ilmselt sellest, et kuna ma jõudsin nii hilja, pikk reisipäev oli selja taga ja siis Nikolas ärkab ju väga vara hommikul, oli nii elevil, et ma kodus olen ja mis ma kingiks tõin, nii et äratus oli üsna varajane ja ilmselt see keskkonnavahetus nagu ka tõmbas natukene nagu errorisse. Aga nüüd oleme vaikselt aklimatiseerunud, kampsunid on seljas jälle, tegin endale meigi ära, sest et täna on meil see päev, kus Nikolas läks lasteaeda ja minu jaoks siis full selline tagasi reele saamise päev, tööasjadega, koristamisega, millega iganes, et ma olengi siin täna hommikul põhimõtteliselt koristanud, trenni teinud ja tööd teinud, monteerinud. Just lõpetasin oma meigiga, et alustada ühe koostöö
jaoks klippide filmimist ja see koostöö, mida ma hakkan kohe filmima, see on tegelikult ka teile võib-olla oluline info, sest et see puudutab jooksu väljakutset, mis nüüdseks on juba mitu päeva käinud, kui see video on üles läinud lõpuks. 1. oktoobrist siis hakkas mul Wishiga koostöös jooksu väljakutse, mis kestab terve oktoobri ja kui sa tahad ka meiega kampa lüüa, siis lihtsalt mine liigu oktoobri jooksul väiksel jooksusammul, wow. Ja postita Instagrami story, kus sa tagid mind ja Wishit ja me anname iga nädal väikseid motiveerivaid auhindu kõikidele, kes koos liiguvad. Ja ma käisingi tegelikult nüüd täna üle väga pika aja jooksmas uuesti, sest terve see september on olnud selline, et sünnipäevad, haigused, reisid, kõik asjad lihtsalt ja ma olen täiesti nagu graafikust ise maas. Nii et ma käisingi täna uuesti, üritasin end reele saada ja ma arvan, et meil kõigil on lihtsam, kui me teeme seda koos. Ja oktoober on veel selline hea kuu, et enne seda väga karget aasta lõppu endale see uus liikumisharjumus tekitada, sest öeldakse, et uue harjumuse tekkimine võtab aega umbes 2 nädalat. Nii et oktoober on veel täiesti süge paras kuu, et väljas liikuda ei ole see ilm meil veel nii probleemne midagi, kuigi ma alustasin seda klippi sellega, et nii külm on. Aga igatahes liigume koos ja kindlasti andke mulle märku, kui te väljakutses osalete. Aga ma tulingi siia tegelikult, et vaikselt selle vlogi otsad kokku tõmmata ja täna tegelikult tuli mulle ka üks ülilahe pakk ja ma ütlen ausalt, et ma ei ole nüüd viimase ikka väga mitme kuu jooksul eriti üldse PR-pakke vastu võtnud, sest et ma tahan natukene ise distantseeruda sellest sotsiaalmeedia, ütleme siis sellest poolest ja koostöösid olen ka väga palju vähemaks tõmmanud, et liigun natukene nagu teises suunas, nüüd ütleme siis tööalaselt edasi, aga mulle tuli üks pakkumine, millest ma ei saanud keelduda, okei. Nimelt kirjutas mulle Preemia, et neil tulid välja kohukesed ja nagu your girl loves kohukesed, nii et mulle toodi siis väikse Tommi kohukesi terve kast ja ma tean, et Nikolas ja Nils ka fännavad kohukesi, nii et proovime kohe ühte koos. Ma ütlen ausalt, ma ühte juba proovisin tegelikult, mis on see jäätise kohuke. Meil on siin veel banaanimaitseline, vaniljamaitseline ja šokolaadimaitseline. Ja teades ennast, siis ma tahan proovida seda vaniljamaitselist. Ma arvan, et selle kohukese väga suur erilisus seisneb selles, et kui me mõtleme näiteks, võtame alustuseks Eesti kohukesed ja Läti kohukesed. Me kõik teame, millisest kohukesest ma räägin. Eesti kohukesed on sellise tugeva, natukene sükse graanulitega kohupimaga tavaliselt tehtud. Ja siis on see Läti oma, mis on süke ülismooth, creamy süke. Ja see on see sama, nagu nad tegid selle ära. Aga minul on nüüd siinkohal aeg selle vlogi otsad kokku tõmmata. Aitäh, et käisid meiega kaasas Hispaanias. Loodan, et oli põnev vaatamine. Loodan, et sul oli sama lõbus, kui meil seal reisi peal oli. Ja tänaseks ongi siis siinkohal müüpad kõik. Egas muud midagi, kui näeme varsti jälle järgmises videos. Tšau!